vaesem inimene, aga pärast üks neiu relvaga näitab teile pilte ka. Et siis selleks, et oleks huvitav, mida püütakse teha, on põhimõtteliselt 3 asja. Keskkond, setting ja tegelased, et need oleks huvitavad. Keskkond parandab palju. Et juba selles näites, kus meil on kaubamaja, teismeline ja turvamees, kui meil oleks päris proovikabiinid ja päris riided, siis otse kohe läheb mäng oluliselt huvitavamaks kui siis, kui teha seda teie ees ilma ühegi rekvisiidita. Ideaalne oleks korraldada selline mäng päris riidepoes. Kuna meil on üldiselt erinevaid settinguid, on näiteks pseudokeskaega tehakse kuskil näiteks Rakvere linnuses, Sangaste lossis, Fantaasia läheb samasse kohta, Postapo, kõige mugavam koht on kuskil sõjaväe polügoonil näiteks, vanad lagunenud ehitised, vanad tehased. Tänapäev kõik kõlbab, eks ole. Ja siis Eestis on veel selline koht nagu Kassinurme linnus, kus siis tehakse hästi palju igasuguseid selliseid muinasaja värke. Neid võib mujal ka teha. Väliskeskkond on üldiselt väga mugav koht. Teine asi muidugi, mis teeb mängu lõbusaks, on setting. Kaubamaja näitel, kui ta on lihtsalt turvamees, teismeline ema, siis on igav. Aga kui see on näiteks mingisugune õudussetting, kus siis hakkavad tasapisi poesolijaid mingisugused asjad ära nõksima ja poesolijad peavad tegema koostööd selleks, et ellu jääda, siis see läheb oluliselt huvitavamaks kohe. Ehk siis setting on see situatsioon, kuhu pannakse mängijad. Neid on jälle väga mitmesuguseid, oleneb sellest, mis sorti see mäng on. Neiu relvaga räägib teile pärast, missuguseid mänge on Eestis viimasel ajal tehtud. Aga siis see setting on see asi, mille panevad paika korraldajad, koos sellega, et nad valivad selleks sobiva keskkonna. Ja siis on sinna veel vaja ainult lahti lasta tegelased. Ja siis Marilyn, Sille, kes selle asja tegelikult kokku pani, mida te siin näete, teda ei ole siin, aga ta lubas mu seda kasutada, sellepärast ma kasutan ka tema nime siin. Ja ma räägin ära teile nagu ehedad näited sellest ja näitan natuke pilte, et milliseid larpe on Eestis tehtud ja kuidas see nagu reaalselt välja näeb ja fotograafi silma ette on jäänud ja siis äkki võiks teha väikse küsimuste vooru, sest võib-olla te ei saanud päris kõigest aru. Aga jah, et larpe Eestis on tegelikult korraldatud juba, kui ma õigesti mäletan, siis minu meelest kas esimene oli 97 või midagi niimoodi, aga 2000-ndatel sai nagu see kõik hoo sisse ja sellepärast ma ei ole nagu kõike seda siia kaasanud, vaid ainult viimased aastad, kaasa arvatud seda aastat on ka natukene, seda ei ole mul aastanumbris. Ja üldiselt on 20–30 mängu aastas, on siuke suhteliselt kena tulemus. Ma ei oska öelda, palju neid nüüd nagu kokku on juba Eestis korraldatud, aga kindlasti on neid üle 100, kindlasti üle mõne 100. Suviti on loomulikult parem mänguaeg. Minu meelest see suvi oli väga-väga larvirohke, iga nädalavahetus toimus midagi. Talvel toimuvad sellised sisemängud. See pilt, mida te siin näete, on eelmise aasta oktoobrist. Üks sellise lõikuse nimeline postapokalüptiline mäng. Aga üldiselt annab nagu erinevaid larpe ja rollimänge jagada teemakaupa erinevatesse gruppidesse. Et need grupid, mis siin välja on toodud, need nagu võivad nagu omavahel käia näiteks, et fantasy pluss intriig pluss kohverrelvad, aga nad ongi nagu sellised interaktiivsed, aga mitte need, mis on enamasti nagu ühel real, et neid ei anna nagu kombineerida. Fantasy, ma arvan, te kujutate ette sõrmuste isanda teemalised larvid, George Martini Jää ja tulelaulu teemaline larp on täitsa reaalne. Siis reaalsus tänapäev, hullumaja larp näiteks on olnud, siis ulme on just sellised postapokalüptilised kosmoselaevad.
ka mingisugune teadusulmet on tehtud. Siis minevik, tänapäev ja tulevik, see nagu käib, et see siin on hilisest lõikusest, kus kasutatakse airsoft relvi. See mäng toimus Aigis. Soodla veelse läheb. Ühesõnaga, vanad sellised militaarobjektid on väga head sellisteks mängudeks. Ja enamasti ongi nende nagu niisugune nagu militaarne alatoon, et on mingid grupid, on mingid vaenutsevad leerid ja siis tüüpiliselt läheb ikka löömaks ka. Siis järgmised 2 pilti on kustuvate väikeste mängudelt, mis on korraldajate sõnul Steambook mängijad natukene nagu vaidlevad vastu, aga põhimõtteliselt selline nagu aurupungi larp, kus kasutatakse samamoodi neid nerfrelvi. Ja see toimub, see süžee on siis ka, et asi toimub tulevikus ja kosmoselaevad on täiesti reaalne ja muu sarnast. Siis on päris palju selliseid üksikuid mänge, mis nagu on täiesti oma story'ga. Et pilt on Joka piraatidelt, mis oli selline laevahuku ja piraatide teemaline üksik larp ühel väiksel Eesti saarel. Võistluse juurde larvist. Nii, tere päevast, mina olen Tanel ja mina räägin teile nüüd kõigest, mis kuulub konflikti larvis. Lisaks sellele veel juhin tähelepanu sellele, et kui tundub, et ma olen kostümeeritud, ma tegelikult olen kostümeeritud. Mina olen teie sõbralik relvakaupmees. Nii. Miks üldse relvad larvis? Enamus mänge on üles ehitatud mingisuguse konfliktile. Ma tean täpselt ühte mängu, mille korraldas Marin, kus ei olnud absoluutselt mingit konflikti sees. Ja see on ka väga selles mängijad ikka mõtlesid, no ilge hästi tore ja ilus olustik. Aga see on ikka mingi intriig või konflikt olnud. Ühesõnaga, praktiliselt iga larp on üles ehitatud mingisugusele konfliktile. Ja mõnikord need konfliktid jõuavad veel avamiseni. Ja nagu siuksel võidu peale asjad ikka, kui on 2 osapoolt, siis üks peab võitma, teine peab kaotama, siis on vaja mingid reeglid. Nagu spordiski on reeglid, on ka larvis võitlusreeglid. Need reeglid võivad olla väga lihtsad, näiteks kõige lihtsam reegel, kui on oodata mängus väga vähe võitlust, kui üldse mitte, siis öeldakse, et lähenege asjadele rollimängus. Ehk siis keegi võtab, ma ei tea, mingisugune eseme näiteks, võtab köögist pohverpanni. Ehk siis pannist tehtud pehmendatud koopia. Siuke ongi lebomatist tehtud, üle teeditud pann. Väga hea kerge, saab piki pead anda. Ja läheb, annab kellegi piki pead, see vaat see piki pead ja mängib selle välja. Võimetab pikali, ägiseb seal nii edasi. Mingid reeglid ei ole ja see nõuab üsna täiskasvanulikku lähenemist. Sest isegi teate, 6-aastased poisikesed seal jooksed ringid ja puupüstolites papa, sain pihta, ei saanud. Siis see hakkab niimoodi käima, et selleks, et sellist olukorda vältida, tavaliselt on mingid reeglid. Ja need on enamuses üle võetud nii lauatagustest rollimängudes kui ka arvutimängudes. Näiteks deklareeritakse enda mängu, et igal mängijal on üks elupunkt. Ja kui ta saab näiteks relvast pihta, siis ta kukub kokku ja sureb ära. Või on näiteks haavatud, veeritus seal pool tundi, räägis, Mati, tule aita! Ja siis Mati tuleb ja aitab, seob ta kinni ja siis võib-olla 15 minuti pärast, kuna reeglid ütlevad niimoodi, siis ta saab koos üles tõusta ja edasi liikuda. Muidugi me teame kõik, et reaalsuses võib-olla kuulijaab 15 minutit ära parane. Selleks, et võimaldada sükest mängukulgu ja pidavat edasiliikumist, võimaldatakse siis ka teatavaid aegalisi mööndusi. Nii. Ja neid reegleid, Eestis on kujunud välja sükesed enam-vähem standardreeglid osad asjad osas, aga ikkagi iga mängul pannakse alati reeglid eelnevalt kirja. Kuidas selle võitlusega on näiteks, üritatakse palju vältida kehalist kontakti. Ja kui näiteks on oodata, et mängus tuleb sükseid käsikähtumise ette, siis tihtipeale on siuke väga lihtne versioon, et minaks tehakse lihtsalt kiivpaberkäärid näiteks. Ja siis see, kes kaotab, see saab nii-öelda peksa. Või siis on ta näiteks eri omadus,
ma tegelesin kirjutatud, et kuna sa oled 7 aastat kuskil Gulagis viibinud, igasuguste reitsidega hullult kakelnud, siis sina võid automaatselt kõigiga kaklused välja arvata teised Gulagi liidiga. Temaga pead tegema kiiva ja käe. Muidu ülejääntega nagu teed 1-0 kiivist ära. Nii. Lisaks on igasugused maagiareeglid. Näiteks on olemas sellised asjad nagu loitsukotid. On tegelikult heitud larbil suur ja võimas maag. Nad on 10 manapunkti ja iga selle manapunkti eest, kus saab välja vanada tulekera. Ja selleks, et see simuleerida, on ta selline viskine kotikene, taastas on seal sees kujatatud herne või mingi muu selline sodi, et oleks hea kaugele visata, aga ei teeks väga palju haige. Ja siis see, kes selle pihta saab, see, kes viskab karjusel ka, et viskan tulepalli või mis iganes. Ja see, kes pihta saab, see siis reageerib vastavalt. Nüüd nende mana ja igast maaga reeglitega on see probleem, et mõnikord mängu korraldajad satub hoogu ja siis on see loitsu nimekiri niimoodi, mulle jätku käsi. Hästi pikk ja siis probleem on selles, et mängijad ise peavad, iga mängija peab selle meelde jätma, sest see loitsija ei saa hakata seda seletada. Sa nüüd tulevaliga pihta, see kaotad 1 elupunkti, sul on 3 tundi juuksed suitsevad ja lisaks pead sa endal sälgi seljast võtma. See on nagu, ei tooda nagu head mängu, eks ole. Et mängija peab ise, kes pihta saab, peab teadma, mis ta teeb. Kui sa meeled nimekirist, loomulikult kõik jääb meelde. Pärast on häda, et oli ta see pihta, aga ei räägi vastavalt nii. Ja selle tõttu üritataksegi kõiki reegleid võimalikult lihtsaks teha. Ja sellest tulenebki siis mõnikord ütlused läänega rollimängulised, vaadati, kui see pihta saate ja nii edasi ja nii edasi. Nii. Nüüd, mis veel? Nagu Marin juba rääkis, on osasid mängeid, kus võitlus praktiliselt üldse toimu ja osasid mängud, mis ongi üles ehitatud sellele, et käiksegi üksteist madistamas, siis keegi puhub pilet, siis on time out, siis kogunetakse uuesti, jälle minnakse ninapidi kokku, madistatakse nii edasi. Tehakse turniire, muid väikesärke. Nendele otseselt rollimängu juurde, aga see osavõtjate grupp kattub väga suures osas. Väga palju neid, kes tegavad laimlarbiga, mõnikord satub rollimängulistele larpidele ja vastupidi. Samamoodi on näiteks teatud kattuvus taaskeastajate ja larparite vahel, rollimängijate vahel. Ja samamoodi ka näiteks erinevate militaarspordialadele, nagu Airsoft, mängijate ja larparite vahel. Nii, nüüd Marin kiirelt juba rääkis nendest eraldi relvadest, aga nüüd alustame kõige elementaarsemast. Eestis esimesed larvid olid kõik fantasy larvid. Tšehhova keskaeg. Ei olnud Saksa Pühanova keisririik, aga oli näiteks, ma ei tea, 3 draakoni impeerium. Ja siis seal oli ka seiklejad ja mõned neist olid siis relvastatud pehmisnuiadega või mõõtadega muu sellistega. Ja sealt nende igast pehmisrelvade, külmrelvade osas nimetatakse on 3 erinevat generatsiooni. Esimene generatsioon on siuke, nagu isegi näete äärmist roomakas. Kõige algelt on niimoodi, et on võetud mingisugune plastiktoru, mida müüvad seitis poes, kergelt painduv ja sinna ümber on tõmmatud toru isolatsioon, mis on siuke pehme. Üle teebitud ja siis on saadud siuke mõõgataali ese, siuke pikkumarga pulk, millel on siuke väike toru isolatsiooni jupp selleks kaitseks organiseeritud ja üle teebitud, et see laiali lahtaks. Siin on tegemist nuiaga, siin on vist, ma ei tea, mis siin sisse pandud on, see pole minu oma. Mingi pehmendus on. Saadame ringile, kas see tuleb kunagi tagasi ka. Nii. Nagu näete, see ei ole väga kena, eks ole. Nüüd siis mõeldi, tehti teine generatsioon. Siin nüüd siis vaadati, et selleks, et vältida selle ümmarguskuju relvadele, võiks olla siuke päris mõõga kuju. Ja see on tehtud niimoodi, et on sisse pandud siia klaaskirjugi pulk, see ümber on kolmas generatsioon. See on natuke erinevalt liigi. Süsteem on sama, jälle levomantist välja lõigatud ja neid saab teha ise, ehk siis see on pikk ja aeglane protsess, aga saab katta lateksiga. Lateksiga kaetud või siis teine variant saab osta ka poest. Näiteks see on ostetud meil samast taskus Ludo lauamängu poest, siuke lateksmõõk. Kahtlemata paljud on teist nii näinud. Ära muud kui viska. Nii, samamoodi on see pistola. Kui ei ole oodata palju võitlust ja on tarvis, et need asjad näeksid siuksed reaalselt välja, on olemas ka nüristatud metallist relvad.
see on nüüd Tšuko nüri. Nüüd külmrelvade osas see asi töötab. Üldiselt ei ole probleeme. On olemas ka näiteks igas viskerelvad, seal kehtestatakse massipiirangud, ei tohi olla raskem näiteks kui 300 grammi, sest muidu pihta saab, siis on nagu ebameeldiv. Samamoodi on need vibud, noortel tehakse spetsiaalse peenis otsal, mis oleks võimalikult ohutud ja nendel näiteks kehtestatakse jälle tõmbejõu piirang 18 kilo. Sellest suurem tõmbejõuga vibu ei tohi leida. Nii, tulirelvad. Oota, kas ravida ei saa midagi? Ma räägin ravimisest veel. Tulirelvadest. Kas meil see tongikas on kaasas? Okei, tulirelvadest kõige enam selline algelisem variant on tongipüstolid tavaliselt. Ja nendega on see probleem, et tulebki see, et kas said pihta ei saa. Ja sellest tavaliselt reegeldatakse, et 5 meetri pealt, kui lastaks sinu poole ja näed, et lastaks, siis mängid, et said pihta. Kui kaugemalt, siis tõenäoliselt ei saanud. Ise vaatad. Ja seda kasutatakse tavaliselt larpidel, kus ei ole oodata suurt võitlust, vaid kus, see on selliseks lisavariandiks. Näiteks on mängul üks politseinik, kellel on püstol, kus ära peetakse, tema tuleb siis välja, siis tuleb püstolit kasutada. Teistel ei ole. Et püstoli ees keegi vastu tavaliselt ei hakka. Nii, siis teine variant, mis Marilyn juba rääkis, on NERF-süsteem. Neid on siin palju erinevaid. Saab osta igast hästi osta laua või parandada mänguasja poest. Airsoftidega välismaalt. Airsoft on, tegelikult on niisugune militaarspordiala pigem. Aga on tegemist siis relva imitatsioonidega, relvamaketid, see on näiteks FN 2000, siin on G36 kergepudide versioon. Mis lasevad siis, siin sees on elektriline süsteem, mis liigutab siin kollikesi, värk ja õhusurvega, siis lasevad välja sellist pisikesi plastikuule, eks ole. Lendab kuskil 60-70 meetri peale üsna täpselt teel ja pihta saades on üsna valusam. Et ikka palju naha peale saada lähedab, siis tekib siuke kena punane vorp sinna. Ja selle süsteemi suureks miinuseks on see, et kuna need kuulid lendavad nii suure väljalaske kiirusega, siis on täiesti absoluutselt rangelt kohustuslik kanda kaitseprille. Ja on üsna raske leida sellist rollimängulist põhjendust tänapäevas larvil, miks kõik peaksid kandma kaitseprille. Jah, postapokalüptilised larvil, kus on toimunud tuuma sõna, osoonikiht on hävinenud, sa mööda, et kui sul kaitseprille ees ei ole, siis kohe 3 minutit pimeda.